Tere, hea kuulaja, sa oled kuulamas 3. turundusmärkide taskuhäälingu osa. Mina olen Sven Anderson ja minuga koos on täna Annaliis Täheväli ja Richard Erikson. Saade saab teoks koostöös Tartu Ülikooli majandusteaduskonnaga ja Tartu Ülikooli semiootika rakenduskeskusega. Täna on meil siis 3 teemade plokki. Kes on täna külas? Annaliis on meil täna külas. Ja siis me räägime täna raamatutest ja väikesest vankrist, mis on kirjastus, ning siis lõpuks on meil uudiste plokk, millest me räägime uudiseid. Igal ühel on meil oma uudised, millest me räägime põhjalikumalt. Nii et kuidas sinul, Annaliis, täna läks või läheb? Kuidas su päev on läinud? Aeglasemalt, kui ma lootsin. Ma lootsin, et ma saan enne podcasti ilusti jõuksis ära käia ja võib-olla mõned sammud ka ära sammuda, aga täna ei olnud see päev. Ongi selline päev, et on ainult tänane päev. Väike ilus päev. Ja kuidas sinul, Richard, on tänane päev läinud? Praegu väga tagasihoidlikult, aga mingil määral töiselt, sest ma peaaegu töötan iga päev paljude klientidega, aga ikkagi mulle väga meeldib, mis ma teen, ma olen väga tänulik kõige selle eest ja vähemalt nüüd ma leidsin ka aja tulla sinu podcasti. Millega sa, Richard, tegeled? Täpsustame sellega natukene ära kuulajate jaoks. Ja kokkuvõtvalt ma olen digitaalturundaja, ma tegelen igasuguste erinevate turundusalaliste kampaaniate, sotsiaalmeedia reklaamide, otsingumootori reklaamidega, tavalised postitused, mis on varasemalt kokku lepitud klientidega, SEO, küll mitte enam nii kogu aeg, sest AI on peamiselt, mis selle üle on võtnud, et selle asemel sa kirjutab mingi 500 sõnalise postituse, mille peale võis minna kas kuskil pool tundi või lausa tund, mõnel lause võib võtta veel kauem, vähemalt 2 tundi, oleneb jällegi inimesest. Nüüd see lihtsalt 5 minutit, kui see on hästi ära promptitud. Väga hea. Aga Annaliis, tutvusta meile, mis on kirjastus Väike vanker. Lähme kohe teema juurde. Kirjastus on kirjastus, et kirjastusele me kirjastame raamatuid. Aga mis raamatuid? Me valime siis oma nišile sobivad võõrkeelsed raamatud. Meie niš on siis psühholoogia, lastekasvatus, suhted ja siis me juhime seda klassikalist raamatu kirjastamise protsessi, milleks on, õiguste ja originaalmaterjali hankimine, siis on materjali tõlkimine, selle toimetamine, korrektuur, kujundamine ja siis me võtame selle lõppmaterjali, saadame selle trükikotta ja kirjandusena siis ka turundame ja müüme neid raamatuid. Kas sa võiksid tuua mõne näite, mida kirjastus on kirjastanud juba praeguseks? Ma ütleks, kõige tuntumad raamatud on emotsionaalselt ebaküpsete vanemate pärand, siis on üksindusse jäetud, üksindusest ühenduseni, võib-olla ärevuse nähtamatud ahelad, tulemuslikkuse juhtimine, igasuguseid raamatuid on ühesõnaga. Kas sa neist mõnda oled ise lugenud? Jaa. Minu selle aasta eesmärk on lugeda 12 Väikse vankri kõige populaarsemat raamatut, lihtsalt selleks, et ollagi toodetega rohkem kursis ja minu jaoks on siuke 2 ühes ka, et ma saan tutvuda toodetega ja samal ajal tegeleda enesearenguga. Et see on siuke see on küll super. Hea kombo. Täpselt. Ja millest sinu seni lemmikraamat on rääkinud? Mida sa oled nüüd lugenud? Ma ütlekski, et minu 2 lemmikut on olnud seesama emotsionaalselt ebaküpsete vanemate pärand. Autoriks on Lindsay Gibson, kes on siis kliiniline psühholoog ja see räägib, see käsitlebki teemat emotsionaalne ebaküpsus, et millised on näiteks emotsionaalselt ebaküpse või küpse inimese iseloomujooned ja näiteks kui sa kasvasidki siis üles emotsionaalselt ebaküpse vanemaga, et siis
mida sa võib-olla võisid tunda lapsena, et sageli näiteks selleks on, ma ei tea, üksindus, reedetus, hülgamine, viha ja see siis raamat aitab selgitada neid käitumismustreid, mis sul näiteks endal tekkinud on selle tõttu, et sinu enda vanem oli võib-olla emotsionaalselt ebaküps ja see samuti aitab siis tegeleda sellega, et või siis, et isegi õpetab võib-olla elama nende ebaküpsete inimestega, sellepärast et võib-olla perega ei ole nii lihtne, et sa lihtsalt otsustad, et ma ei taha nendega suhelda või ma lihtsalt lähen teisele poole maailma, et mõned seda teevad, aga need, kes tahaksid ikkagi oma perega läbi saada, siis see raamat ka õpetab nendega elama põhimõtteliselt. Kas mõne sellise näpunäite oskaksid kohe praegu ka välja tuua, mis seal raamatus on näiteks kirjas või on nagu osutatud? No me võime näiteks rääkida ebaküpsete või siis küpsete inimeste iseloomujoontest, et näiteks ebaküpsete inimeste puhul ma praegu kirjas ka siin, et nad ebaküpsed inimesed, nad austavad või nad ei austa inimeste erisusi, et neil on enda arvamus ja kui see ei ühti nende arvamusega, siis see inimene teemeldatakse maha, olgu selleks näiteks, ma ei tea, kas või siuke kergem teema nagu mingi hobid või siis siuke keerulisem asi nagu, ma ei tea, traditsioonid või isegi, ma ei tea, seksuaalne orientatsioon on ju. Siis ebaküpsed inimesed, nad ei talu väga stressi, et neil on madal stressitaluvus, siis nad teevad näiteks momendis, nad teevad asju, mis neile tunduvad kõige paremad, et võib-olla siuksed impulsiivsemad inimesed, inimesed, kellel on probleeme näiteks, ma ei tea, ka alkoholi või ma ei tea, hasartmängudega. Tõesõnaga neid jooni on hästi palju, et ma ei hakka neid siia ette lugema, aga näiteks vastupidiselt just küpse inimese mõned iseloomujooned võiksid ollagi, et nad austavad teiste inimeste piire, nad on realistlikud, nad on usaldusväärsed, nad on paindlikud, nad on nõus kompromisse tegema, nad julgevad vabandada ja oskavad vabandada ja ma ei tea, nad on empaatilised, nad oskavad inimesi lohutada, neile meeldib olla lohutatud, et see nimekiri on ka hästi siuke pikk, et keda huvitab, siis kindlasti vaadake, lugege seda raamatut. Aga lähme nüüd turunduse juurde, mis on sinu ametiks väikses vankris, siis et millised on, kuidas üks klient või üks inimene tunneb raamatupoes sinu raamatu ära, et kui mina vaatan neid raamatuid, siis on väga kindel joon nendel stiililiselt, milline see raamat on, aga kuidas sina kui turundaja väikses vankris näed neid raamatuid disainilt kui ka ütleme siis, kuidas te neid pakute inimestele, et võib-olla kirjeldad natukene, kuidas see müük ja turundus käib sinu vaatenurest väikses vankris? Ma nagu isiklikult visuaali poolest ma isegi ei ütleks, et meil oleks nagu mingi väga räige, mingi kindel joon. Ma arvan, et meil on mõned raamatud, mis on rohkem sarnased oma visuaali poolest, aga on ka raamatud, mis on nagu, kasutavadki erinevaid värve ja erinevaid illustratsioone. Seega ma isiklikult, kui seda väikse vankri logo seal ei oleks, siis ma isegi ei ütleks, et minu arust vähemalt, et ma ei näe kõigi vahel seda ühist joont. Et kindlasti peaks mainima siin ka, et ma olen väikse vankriga koos töötanud ikkagi väga vähe, et see on alla aasta. Seega mina ei ole teinud varasemalt mingisuguseid otsuseid seal ega turunduse koha pealt. Seega mida ma võib-olla kasutaksin siis nagu meie müügiargumendina kindlasti on see, kuidas me neid raamatuid valime, mis on meie kriteeriumid. Et esiteks on ju väikse vankri nišš, milleks on siis psühholoogia, suhete ja lastekasvatusteemalised raamatud. Et me oleme ka paar sükest produktiivsuse või coachimise teemalist raamatut kirjastanud, näiteks tulemuslikkuse treenimine,
või siis Getting Things Done, mis eesti keeles hetkel on tõlgitud kui jõudluse kunst, aga me tegelikult tegeleme selle uuema versiooni kirjastamisega. Aga meie need raamatu valimise kriteeriumid on see, et esiteks me kindlasti jälgime raamatu autori tausta, et kas sellel autoril on üldsegi valdkonnas vastav haridus, kas tal on töökogemus, miks ta peaks üldsegi olema usaldusväärne isik, et miks tal peaks olema õigus teiste arvamust võib-olla siis muuta või teisi harida selles valdkonnas. Siis teisena me vaatame teemat, et see raamatu teema peaks kindlasti lugejaid kõnetama ja samuti väga tähtis, et see oleks loetav nii spetsialistile kui tema kliendile. Ja kolmandana, see ei ole mingi kriteerium, mida me saame vaadata võõrkeelse raamatu puhul, aga see on pigem meie enda südametunnistus, et me paneme väga palju rõhku eesti keele puhtusele, et ma ütleks, et meie jaoks tõlke kvaliteedi tähtsustamine on üks põhjus, miks meil võib-olla kirjastusprotsessid ajaliselt ka pigem venivad. Meil just näiteks lootsingi, ma saan ühe raamatu saata trükki põhimõtteliselt 4 nädala pärast ja siis andsin Tiidule lugemiseks, et ta ikkagi põhimõtteliselt ütles, et ei, me peame nullist alustama, et talle see tõlge ei meeldinud ja ma kuulasin teie eelmisi neid osasid ka ja siis Rasmus rääkis sellest, et kuidas on ju hetkel see tehisintellekt töötab, et kui sa temaga eesti keeles räägid, siis ta võtab selle prompti, tõlgib inglise keelde, teeb selle vastuse inglise keeles ja siis tõlgib tagasi eesti keelde. Ja siis, et selle tõttu ka tõlge ei pruugi küll olla grammatiliselt väär, on ju, aga ta lihtsalt ta tundub vale võib-olla eesti keele rääkijale ja ta ei ole eesti keelelik. Et, inimlikkus puudub sellel sisuliselt mingil määral. Võib-olla isegi, et mõnes mõttes võib-olla inimlikkus puudub, aga mõnes mõttes ta lihtsalt ei jälgi nagu eesti keele omapärasusi. Ehk siis ma ütleks, et nagu, kus ma üritan jõuda oma jutuga on lihtsalt see, et üks meie probleem hetkel on masintõlge. Meil otseselt ei ole nagu masintõlke vastu midagi, et kui see raamatu originaalkirjastus ei sea masintõlke kasutamise piiranguid, siis meil ei ole selle vastu midagi. Olugi, et ma just vaatasin ühte meie lepingut ja seal ma nägin tegelikult, et kirjastus ei luba masintõlget kasutada tõlkimise protsessis ja samuti ta ei luba AI treenida, ehk siis tehisintellekti treenida selle originaalmaterjali baasil, mis oli nagu hästi huvitav. Aga ühesõnaga see probleem nagu tekib siis, kui tõlkija toetub liialt masintõlkele, aga ta ei tunne eesti keele eripäraseid piisavalt, et seda teksti siis nagu päriselt toimetada ja teha nagu eesti keelelikuks. Et ma ütleks, et kui sa oled siuke oskuslik tõlkija ja tehisintellekti kasutaja, siis sa saaksid täna juba väga lihtsalt näiteks Google Gemini kasutamisega seda tõlkeprotsessi kiirendada. Ja teine probleem ka, mis meil on terminoloogia, et see on lihtsalt siuke probleem, mis tuleb ette, kui sa tõlgid erialas kirjastust, et kui sõnu veel eesti keeles ei eksisteeri, siis sa peadki tegema koostööd mingite spetsialistide ja ühendustega, et teha kindlaks, et see terminoloogia klapib. Ja, et see klapib. Kuigi see on huvitav teema, et terminoloogia arendus tehakse Eestis, ka Tartu Ülikoolis täiesti teadlikul viisil, seepärast, et eestikeelne terminoloogia ei tule inglise keele terminoloogiaga alati kaasa või see on nagu ajast natuke maas, seepärast, et inglise keeles on see terminoloogia mingi aeg olnud või tekkinud ja siis nüüd, kui meie eestlased tahame seda kasutada, siis sisuliselt terminoloogiat ei ole olemas kohalikus keeles ja siis me peame leiutama hakkama seda ja siis seda tehakse väga teadlikul viisil ja seda isegi rahastatakse mingil määral ülikoolis, eriti kui sa teed seda teadustööna näiteks. Just, meil on sama asi, et nagu meie kui kirjastus, me ei saa lihtsalt kuskilt õhust tõmmata terminoloogiat, vaid ongi see, et me peame tegema mingi eeltöö, kas sellega on tegeletud, kes sellega tegeleb, kas seda terminoloogiat võiks juba eksisteerida, kas me peame selle päriselt leiutama nagu koostöös mõne ühendusega või ühinguga.
ja jah, siuke on meie teekond. Aga valgusta meid natukene ka, kuidas raamatute selline turunduslik pool käib, et milliseid kanaleid te näiteks kasutate või ei kasuta ja miks, et millised on põhikanalid, võiks öelda turunduslikus mõttes? Et ühesõnaga ma lihtsalt jätkuvalt, ma olen nagu turundusmaastikul ja kirjastamise maastikul väga uus. Seega minu jaoks kõik, mis ma teen, on hetkel nagu katsetamine. Et ma võin öelda, et me kasutame selliseid traditsioonilisi, ma ei tea, turundamise formaate ja samme, milleks on lihtsalt sotsiaalmeedia, Facebook, Instagram, LinkedIn ja ma ei tea, näiteks mingi meiliturundus on ju. Ja samuti ma nüüd tahaks katsetada ka selliste füüsiliste üritustega, näiteks mingi raamatuesitused kuskil raamatupoes on ju, või siis näiteks hästi cool oleks teha mingiseid harivaid seminare, selle sama raamatu teemalisi näiteks. Aga et ma ütlekski, et jah, sellised väga, väga nagu klassikalised turundus, ma ei tea, tegevused hetkel. Hetkel jah, aga kui me räägime nendest klassikalistest turundustegevustest nagu sotsiaalmeedia ja sinu tulevikuplaan näiteks evente teha, sündmuseid, siis mida sa enda jaoks oled praeguseks staadiumiks nagu mõtestanud, et just need aspektid oleksid olulised või mitte olulised? Sa mõtled sündmuse juures? Jah, sündmuste ja kui ka näiteks Instagrami juures, et mis on sinu nagu kogemuse põhjal praegust olnud sellised olulised punktid, mida sina oled õppinud? Ma arvan, et see on kindlasti juba läbi käinud, aga consistency või järjepidevus on lihtsalt nagu sotsiaalmeedias hästi oluline. Et mina üritan oma sisu hoida harivana, et ma hetkel ongi, et kui ma alustasin Instagrami mingi paar kuud tagasi, see oligi eesmärgiga harida inimesi. Et võib-olla mitte teha sellist otsemüüki, vaid pigem võtta need raamatud, selle baasil tekitada mingiseid lühemaid infoampse või siis mingiseid pikemaid, ma ei tea, blogipostitusi. Ja eesmärgiga, et harida inimesi sellel teemal ja võib-olla kui neil tekib siis huvi sisu vastu, siis neil on alati võimalus minna osta see raamat ja lugeda rohkem. Aga jah, et ma ütleks, et ma ei tea, consistency kõige rohkem ja siis samuti, mis välja tuli turu-uuringust, oli see, et meie audience või meie ma ei tea, jälgijaskond eelistab 3 formaati kõige rohkem, et üks neist ongi siuke TikTokilik siuke lühivideoformaat, kus inimene räägib enda kogemusest ja võib-olla siis kogemusest meie raamatutega, et kuidas see on aitanud tema elu paremaks muuta näiteks. Teine asi ongi need karussellpostitused, et põhimõtteliselt võtad mingi teema, kirjutad selle arusaadavalt lühikeselt lahti ja siis annad sellele põhimõtteliselt nagu visuaalse poole karusselli abil. Ja kolmandaks ongi siis see, et ma räägin, ma ei tea, pigem siuke reklaamilik müüv postitus, et ongi lihtsalt pilt sellest raamatust endast ja siis võib-olla mingi sisu tutvustus või ma ei tea, autoritest midagi, et need on need 3 formaati, mida meie jälgijaskond eelistab. Yeah. Kui me räägime nüüd raamatut turust. Oota, segan ruttu vahele. Et me tegelikult väga tahaks ka mingiseid selliseid podcast'e teha ja võib-olla ka veebiseminare. Lihtsalt ei ole nagu jõudnud sinna veel. Et lihtsalt kuna kirjastuse omanik Tiit Kõnnussaar on paari- ja pereterapeut ja ka suhtlustreener ja igast, ma ei tea, superviisor nendel uutel terapeutidel, et siis tal on teadmised olemas ja oleks hästi tore arutleda erinevaid suhteteemasid, neid samu teemasid, mida me raamatud käsitlevad, lihtsalt pikemas formaadis, et inimesed saaks, ma ei tea, võib-olla õppida, samastuda ja tulevikus siis äkki lihtsalt paremini käituda olukordades. Et jah, ühesõnaga, siuksed mõtted on ka. Mul on Richardile tegelikult küsimus, et kas Richardil on mõni näpuneide, millest võiks näiteks sotsiaalmeedia puhul tähele panna, kui turundus tehakse või teha. Et Annali siin just ennem rääkis sellest, et sotsiaalmeedia on oluline koht
ja oluline turunduskanal, aga samal ajal Annaliis elab alles, ütleme sellisest algust sinna kirjastusmaailma sügavale tiip endi sisse, siis mul ongi nagu küsimus, et Richardile, et mida näiteks võiks tähele panna Annaliis veel, kui ta sotsiaalmeediat teeb, et sina teed hetkel sotsiaalmeediat. Mis on sinu nagu kogemusvaade? Minu kogemus on olnud vastavalt niivis, et kui ma ise ka alustasin, siis ma ikkagi tahtsin vaadata, mida teised teevad, kuidas need meeskonnad töötavad, sätivad, postitavad ja kuidas nende töö välja näeb ja see kõlab nii rõvedalt ja see kõlab nii õudsalt, et kui sa tõesti tahad sotsiaalmeedias kõige paremini ellu jääda, kopeeri ja varasta. Kuigi siin see kopeeri ja varasta, ma täpsustan igaks kuulajale, tähendab seda, et sa ei tee nagu otsest plagiaati, vaid sa teed pigem sellist formaadi või stiililist ja vormilist jäljendust, ütleme siis niipidi. Just. Ja kui siis huvitav on see, et semiootikud nimetavad seda teistpidi mimikriks, nad kasutavad sellist mõistet nagu mimikri. Mis see tähendab? See tähendab seda, et sa kohastud kellegi juba olemasoleva järgi ja seda teevad loomad. Näiteks, et mõni loom võtab mõne taime kuju selleks, et püüda nagu omale saakloomi põhimõtteliselt kokku. Või siis näiteks kohastumine sellisel viisil, et sa värvid ennast punaseks, oletama, aga sa tegelikult see on ohuvärv loomariigis nii-öelda või taimeriigis. Ja siis sa kohastud läbi selle, et teised ei võtaks sind kui söödavat objekti sisuliselt. Et semiootikast saame näiteks niimoodi võtta, aga et mõlemad te rääkisite sellest, et kuidas need sisu on nagu oluline. Ja kui siis huvitav on see, et raamatute puhul kui ka üldse tekstide puhul saame me rääkida semiootikast sellisest mõistest nagu tekstid. See on alusmõiste. See tähendab seda, et kõik, mida saab sisuna käsitleda, me võime nimetada tekstiks, sest semiootikud ütlevad, et kõik asjad ja kõik elusolendid on sisuliselt tekstid. Nad on konkreetsed, nad on sümboolsed, neil on märgid ja nad on struktureeritud, sest kui sa kujutad ette raamatut, siis raamat on väga konkreetne objekt. Tal on alati tekst mingil viisil korrastatud, tal on peatükid, tal on laused, lõigud, need on mingil viisil korrastatud, ühesõnaga süsteem ise on korrastatud ja selle järgi võib öelda, et inimene ise on ka tekst, me võime inimest vaadata tekstina ja see on nagu semiootika üks sellist alusmõistetest Jüri Lotmani poolt, kes siis mõtestas maailma kui tekste. Ja see, miks ma sellest räägin täna, on see, et meil on raamatu teema siin ja et Annaliis ja Richard mainisid, kuidas sisuloome on nii-öelda see oluline punkt, kuidas inimesi kätte saada, siis teksti avamine on üks viis, kuidas seda teha. Ja minu selline järgmine küsimus on see, et kuidas teid raamatud üldjuhul kõnetavad? Et milliseid raamatuid te näiteks viimati olete lugenud? Või viimati lugesid te? Ma avastasin, et ma hakkasin tegelikult regulaarselt lihtsalt huvist raamatuid lugema ülikoolis. Et põhikoolis ja gümnaasiumis ma lugesin ainult kohustuslikku kirjandust ja sinna kõrvale mitte midagi muud. Kas sa täpsustaksid, miks näiteks või mis see tähendusväli oli sinu jaoks? Ma ei tea, ma lihtsalt kuidagi tundsin, et selle kohustusliku kirjandusega kogu see nagu lugemise rõõm kadus ära. Et mul lihtsalt võib-olla ei olnud ajaliselt ka nii palju ressurssi, et ma pigem, ma ei tea, tegelesin kooli ja hobide ja muud asjadega. Ja siis, kui pidi lugema, siis ma lugesin seda, mida ma pidin lugema. Ehk siis jah, et lihtsalt see kohustuslikkus kuidagi võttis selle rõõmu ära. Aga jah, et kui ma jõudsin ülikooli, et siis mul oli probleem, et mitte kunagi on piisavalt aega. Ja siis ma hakkasin informaatikule kohaselt lugema mingi produktiivsuse ja enesarengu raamatuid. Ja siis ma mingil põhjusel jäin sinna produktiivsuse ja enesarengu žanri hästi pikalt kinni. Ja ma ei lugenudki näiteks ühtegi ilukirjanduslikku teost kuni eelmise aasta, ehk siis 2024 aasta alguseni. Et siis me alustasime
jutumärkides raamatuklubi oma sõbrannadega ja siis me võtsime eesmärgiks, et 2024 me loeme läbi Harry Potteri saaga. Et see oli nagu minu see, ma ei tea, uuesti selle ilukirjandusliku, ma ei tea, teoste lugemisteekonna algus jälle, et see oli hästi huvitav, sest ma ei olnud varem Harry Potterit lugenud kunagi ja siis ma ei tea, minu jaoks on kuidagi naljakas, et ma nüüd 24-selt otsustasin, et ma loen Harry Potteri saaga läbi. Ja siis nüüd see aasta ongi eesmärk tegelikult lugeda minimaalselt 2 raamatut kuus, et üks neist võiks olla ilukirjandusliku teos ja üks võiks olla, ma ei tea, siuke populaarteaduslik teos või siis väikse vankri teos peab niikuinii seal sees olema, on ju. Ehk siis ma ei tea, kui ma räägikski oma mingi eneseabiajastust või produktiivsuse ajastust, siis ma kindlasti kõigile soovitan on ju vana hea Aatomharjumused või Atomic Habits, autoriks on ju James Clear. Teine raamat, mis mulle meeldis, oli Ekraaniaju või inglise keeles vist on The Attention Fix ja selle autor on Anders Hansen. Ja nüüd, kui ma olen lugenud väikse vankri raamatuid, siis ma pean on ju kõiki neid ka soovitama kindlasti. See on nagu kohustuslik reklaamipunkt. Jah, absoluutselt. Absoluutselt. Aga mida, Richard, sina oled viimati lugenud raamatu versioonist, mida sa võiksid soovitada turundusvaldkonnast näiteks? Neid on muidu mitmeid, et kui nagu raamatut iseenesest kaanes lehest leheni lugeda, siis seda enam mina ei tee. Miks? AI ja enamalt tealt mul on nagu valmis soetatud ka raamatud, mis on PDF-i formaadis, et ma üles laen need kas ChatGPT-sse või lausa Kinisse, et ma lasen nagu vastava promptiga läbi käia kõik selle peatüki, lasen tal välja kirjutada ka kogu selle peatüki kokku võtta koos AI enda meelest, mis oli nagu kõige olulisem koht. Sest mulle meeldib raamatuid lugeda, aga kui me saame uue ajastu viisil, siis info ma pigem kätte. tahan nagu kõige olulisema info killu kätte saada, nii ruttu kui võimalik. Sest sa saad otsustada, kas sa loed raamatut mingi tund aega või ütleme tund aega ja sa sirvid need lehed läbi või sa loed raamatut tund aega ja sa oled õige promptimisega jõudnud, kas kui me räägime väiksest raamatust, tunniga loed juba lõpuni, kui me räägime mingi suuremast, näiteks 300 või suuremast, millel on rohkem lehti, siis kas, mis on 1 tunniga näiteks pool raamatut või 1/4. Kas sa siis nagu ilukirjanduslikud ja üldse ei loe? See mind kahjuks ei huvita, et enamalt kas turundus ja kuidas nagu palju paremini müüa. Et see on nagu mul peamine. Et mul oli ka endal aeg, kuna ma vaatasin ja uurisin enesearengut, aga ma juba aastaid tagasi tegin selle lõppu, sest et mingi aeg lihtsalt tuleb ka sellele paus teha. Muidu see teekond lihtsalt mitte kunagi ei lõppe. Kuigi elukestev õppe, siis elukestev õppe raames me võime alati mõelda, et see enese arendusviis või arendus, mida sa oluliseks iseenda jaoks pead, ongi nagu selline teekond, mis ei pruugi kunagi lõppeda. Ja teistpidi, mida mina ise soovitaksin või soovitan lugeda, mida mina nüüd avastasin enda jaoks uuesti, on selline raamat Rory Sutherlandilt Alchemy, The Surprising Power of Ideas That Don't Make Sense, mis on siis selline raamat, mis tutvustab seda, et kui on midagi sellist mitte loogilist, irratsionaalset meie maailmas toimumas, miks inimesed tahavad seda tarbida ja kuidas nad tarbivad. Ja see aitab väga hästi põhjendada ka semiootikavõlu, et semiootika teeb võimalikuks põhjendamise selle koha pealt, mida loogika või ratsionaalsus ei võimalda. Sest semiootika üks tuumadest ongi see, et kuidas me saame teha nagu nii-öelda põhjendatavaks mingid sellised aspektid müügis või turunduses, mida nagu ma juba mainisin, loogika ei võimalda üldse teha.
näiteks kui sa müüd kohvitopse või kohvi iseennast, siis kui sa logo peale paned, siis ma lähen sellega loomulikult kuhugi kontorisse, näitan, et mul on nagu Starbucksi oletame kohvi seal sees või Eesti puhul mõne muu brändi kohvi, siis ma lähen selle topsiga sinna kuhugi, kõnnin sealt office'ist või kontorist läbi ja näitan, et mul on võimekus, sisustaatusmärk, võimekus seda siis omada või osta, et kohvid 5 või 6 euroga oletame. Et miks me seda teeme, me ei tee seda ratsionaalsetel põhjustel, me teeme seda alateadlikel põhjustel üldjuhul ja me teeme seda sellistel põhjustel, mis on nagu võib-olla ühiskondlikult kultuurilised. Et semiootika aitab seda päris hästi põhjendada. Et muidugi autor Rory Sutherland seda niimoodi ei põhjenda, tema põhjendab seda täiesti teiste psühholoogiliste ja selliste turunduspsühholoogia vaatenurgast olevate põhjendustega. Aga me räägiks natukene ka kultuuritööstusest, sest raamatutööstus on üks osa kultuuritööstusest. Kultuuritööstus tähendab seda, et kõik, mida me teenustena pakume, mida me toodame, näiteks muusika, laulud, raamatud, näitused, näidendid, teatrielamused, kino, kõik see on tegelikult kultuuritööstus. Kultuuritööstuse mõiste iseenesest tuleb juba, kui ma peast õigesti mäletan, 70-ndatest, 60-ndatest ja seal mõeldi sellest, et kultuuritööstus on selline nagu arenev suund. Ja nüüd minu mõte, mida mina sooviksin küsida teilt, on see, et millist viimast või olulist sellist kultuurilist nähtust teie olete viimati tarbinud, mis teie jaoks on ülitähenduslik olnud? Selline huvitav küsimus. Kultuuriliselt oluline, see on veits siuke, ma ei tea, karm väljend, et siis ma ütlen, et üks raamat ei ole kultuuriliselt oluline ja teine on või midagi siukest, aga... Kuidas sa sellele küsimusele lähened? Või on Richardil mõte? Ma tunnen, et ma võib-olla ei tarbi siukest klassikalist meediaformaati, et mul ei ole telekat olnud nagu mingi 10 aastat, on ju. Ja ma kinos ka väga ei käi, on ju. Ehk siis need paar korda, kui ma käin, ma ei tea, aastas, siis mul see jääb meelde, on ju. Näiteks paar kuud tagasi ma käisin vaatamas filmi nimega Ema lõvi oli see vist. Ema lõvi, jah. See peaks olema Eesti film ka. Ja see räägib, põhimõtteliselt seal on siuke, avab siukest peredraamat ja teine asi on, ma ise ei ole veel vaatanud, aga ma juba olen näinud seda kära sotsmeedias, milleks on vist Netflixis see uus seriaal nimega Adolescence. Ja see on väga selline... Just. Ma ei ole seda ise jõudnud vaadata, aga ma vaatasin treilerit ja see tõmbas kohe käima, et millest see nüüd räägib ja kuidas ja mis... Ja eriti mind huvitab see, et kas seal on mingid sellised nüansse, mida ühiskonnas film portreteerib mingil viisil, aga nad tegelikult faktiliselt või akadeemiliselt ei ole päris sellised. Sest ma vaatasin filmi enda arvustusi YouTube'ist, mis on just nagu selliste ekspertide poolt vaadatud info, et mida nemad näevad selles filmis. Ja huvitav ongi see, et nad on välja toonud, et osad aspektid Adolescendi sarjas, sest ta on niisugune lühiseriaal sisuliselt, et kuidas nemad saavad sellest filmist aru ja nad on välja toonud, et kultuurilisi nüansse on seal nagu sellist ühtlustatud natukene, et film räägib antud juhul misogüünsusest, ta räägib ka sellest, kuidas noorte suhtluskeel on ja pluss sellest, et kuidas siis keegi võib väga jõhra teoni jõuda lihtsalt sellepärast, et tal on interneti tarbimises midagi toimunud. Ja tegelikult seal ongi see, et internetis subkultuurid ei ole nii homogeensed või ühtsed, et nad eksperdid ongi välja toonud, et nendes võib näha veel detaile, mis võib rääkida selle filmile natuke nagu vastu, lihtsalt sellepärast, et film nagu püüab näidata mingit maailma meile kui vaatajale, et mis on maailmas toimumas, aga ta ei pruugi seda nii-öelda teha ütleme peensusteni, et seal võivad tulla nagu peensused vastu, aga iseenesest filmi kohta on öeldud, et see paneb kõnelema meid.
noh, see ongi tundub nagu klassikaline massimeedia, et aga ma täpsustaksin siin seda küsimust, et sa tõid välja, et klassikalist meediat ei tarbi või sellist kultuuri, ütleme. Aga kultuuri ma ei tarbi, jah. Aga tegelikult kultuur ongi selline semiootikute või kultuuri uurijate jaoks väga dünaamiline nähtus, et sa ei saa öelda, et kultuur on üks või teine. Kultuur on midagi sellist, mida me inimestena tunnetame, ta on süsteem, korrapärane, tal on mingid reeglid ja me võime öelda, et populaarkultuur või uudne kultuur või modernne kultuur on ka kultuur. Et me ei saa öelda seda, et kui sa nüüd ei tarbi teatrit, siis sa oled kultuuritu. Ja täpselt seepärast ma ei tea, ma ütlekski, et ma lihtsalt on ju minu jaoks, mina saan oma sisu enamasti mingi pikema videona YouTube'ist, et see on siuke pigem uus kanal on ju, et see ei ole et võib-olla kui ma räägin oma vanaemaga YouTube'is, siis ta ütleb, et ma olen kultuuritu, sest et ma ei käi on ju teatris või ma ei tea, mis mõttes sa ei käi kinos või mis mõttes sa isegi vaata telekat nagu. Seega jah, ma arvan, et ma olen ikkagi kultuuri osaliselt, et see, et ma oma sisu nagu YouTube'is saan, ei tähenda, et ma ei tea. Ei ole kultuuris sees, et sa ei ole eestlane, kui sa vaatad YouTube'i. Aga kuidas, Richard, sina vastaksid sellele küsimusele, et kuidas sina kultuuri näed või kultuuris oled, ütleme siis nii, et mis on see sinu viimane kokkupuude olnud, mis sina oluliseks pead? Ütleme, ma ise ka ei vaata kogu aeg telekat ja telekast hoian täiesti eemale, aga seda ma tean, et peamiselt kas TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels ja üleüldiselt kõik, mis on lühiformaadis, et see on praegu, kus on kõige aktiivsem kultuur. Sinu jaoks? Mitte ainult, vaid minu jaoks, vaat üleüldiselt väga paljude noorte, sest et peaaegu iga sekundi jooksul sul on juba massiivselt hästi palju videoid ja mille tõttu see kultuur peaaegu iga järgmise nädala jooksul muutub. Sa näed, väga hea näide on sellest, et kui ma veel TikTok oli, ma kustutasin endale ära, et hakkas juba väga palju minu tööd mõjutama. Et täiesti ootamatult nägin, et mingi Poolas noormees käis ringi nagu gnome või ütleme see väike päkapikk. Kõrval oli veel mingi huvitav rüütel, jutumärkides, kes lihtsalt mööda seda poodi ringi ütleme shopping mall või ütleme mööda kaubamaja ringi käisid ja lihtsalt tegid massiivselt videoid ja netis oli ka, et kumma poole valik, kas sa oled see päkapiku poolt või sa oled selle rüütli poolt. Ja nüüd sellest on olnud vaikus väga pikalt ja siis jälle tuleb järgmine ja see trend tuleb, trend läheb. Ja kui sa tõesti tahad teada, mis kõige paremini trendidega on, sa pead olema mingil määral TikTokis. Samas olge ka ettevaatlikud, te ei pruugi näha kogu aeg mitte midagi head ja kui te olete ka sellises kohas nagu eestlaste kolmnurk või ütleme eestlaste TikToki nurk, te näete väga huvitavat sisu, pigem soovitan sellest eemal hoida. Ühesõnaga, uus kultuur on lihtsalt mikrotrendid. Mikrotrendid. Aga sellest saabki juba tähelepanu, et me oleme selgeks saanud, kuhu tähendus liigub. Ja nüüd me olemegi jõudnud... Ma võin veel ühe, et ma usun, see ei ole kellelegi väga võõras, et Haktua tüdrukust olete midagi kuulnud. Ei. Mina ei ole. Ei ole. Uskumatu. Oh my god, kuidas Sven ei ole. Kas Richard valgustab meid ja mind? Ja, ma valgustan. Üleüldiselt täiesti ootamatult oli grupp noormehi, kes käisid linna peal ringi USA's muidugi ja intervjueerisid tüdrukuid. Ja üheks küsimuseks oli, et ma võib-olla ütle seda väga täpselt, aga umbes, et mida naine saab nagu teha, et mees oleks nagu Ma isegi ei tea, mis see täpsem küsimus oli, kes on umbes lihtsalt, et
klassik lihtsalt, kuidas naisena mehele meeldida. Ja siis see haktua on ju... Küsimus oligi see, et valgustage mind, mis teema on. Et... Noor neiu ütles, et well, you have to give the haktua to that thing. No mingil määral. Ja läbi selle ta sai massiivselt hästi kuulsaks. Tal tuli oma podcast, tal tuli oma krüptopettus. Krüptopettus. Ma väga loodan, et te olite nii targad, et ei pannud oma raha sinna. No, Sven isegi ei tea haktuast. Ma isegi ei teadnud, et see võimalus on. Ma isegi ei teadnud, et see võimalus mul on sellist krüpto. Nüüd on see uus meem, et kui on mingi lambikas, ma ei tea, mingi tegelane, siis on see, et ta on see järgmine haktua tüdruk, et siuke lühiajaline, ma ei tea, fame ja mingid pakkumised ja siis siuke suur flop näiteks, ma ei tea, nagu temal oli krüptopettusega. Kusjuures see on väga huvitav nähtus, sellepärast, et see on tekstina analüüsitav selles mõttes, et nagu ma varem välja tõin Jüri Lotmani vaatenurjast, et on tekst oma, et ta on lühiajaliselt kiire tarbitav tekst sisuliselt, nagu kiire mood. Et tuleb, läheb, asendad uuega ja läheb edasi. Aga nüüd... Täpselt. Ja kui siis me saame nüüd siit väga huvitava mitte minu nagu teadmiste põhjal edasi liikuda uudiste blokini, et Anna-Liis, sinul oli kohe mitu uudist, aga võtame korda mööda, et mis uudis sa täna meile räägid? No täiesti aus olla, siis mul oli väga keeruline selle blokiga, sest et ma ei loe uudiseid, nagu ma ei ole mitu aastat lugenud ja ma ei ole pidevalt kuskil platvormis ja ma ei ole up to date, et kõik, mis ma kuulen, on kuidagi tagantjärgi mingi kajana või mingi sotsmeedia platvormi tõttu, on ju. Aga eile ma natuke siis üritasin uudiseid lugeda. Või olla aktuaalne. Ja üks uudis oli siis sellest, et meil on nüüd teraapiabotid, on ju. Et kus mul see mõte sinna liikus on sellepärast, et mul on mitu sõbrannad rääkinud, kuidas nendel on mingi probleem olnud või tüli olnud oma, ma ei tea, mehega näiteks ja selle asemel, et oma sõbrannadele kirjutada, nad räägivad ChatGPT-ga. Ja siis panevad kogu olukorra sinna ChatGPT-sse ja siis lasevad temal analüüsides olukorda ja öelda, et kellel oli õigus, kellel oli, kes valesti käitus ja kuidas võib-olla võiks olukorda lahendada. Ja minu arust see on nagu täiega uskumatu, et me oleme seal. Ja siis ma leidsingi ühe uudise, mille põhipoint oli lihtsalt see, et ma ei tea, on välja töötatud siuke teraapiabot nimega terabot, TH, nagu teraapia, terabot. Ja seda on siis mingi 5 aastat vist ehitatud. Seda on siis päris, on ju, ma ei tea, nende samade materjalide peal treenitud, mida kasutavad päriselt terapeudid ja psühholoogid ja nii edasi, teised vaimse tervise spetsialistid ja siuke asi nüüd siis eksisteerib. Et see kindlasti ei asenda vaimse tervise spetsialiste, aga et see on siuke ajutine võib-olla tulekustutaja, kuna vähemalt Ameerika statistika on siuke, et iga 340 inimese kohta sul on üks ma ei tea, vaimse tervise spetsialist, mida on väga vähe, on ju. See on väga vähe, aga Eestis on ka see väga suur probleem, et meil on vaimse tervise spetsialiste vähe. Ja neid on ju vähemaks ainult jäämas rahalistel põhjustel või finantsilistel põhjustel ju. Et meil ei tule neid peale nii palju kui suures. Nojah, et ühesõnaga sükest botti arendatakse, see ei ole veel avalikult saadaval ja see vajab testimist, aga et süke asi on siis tulemas. Võtame siis teise uudise Rihardilt. Mis uudis sinul meile või uudiseks tekkinud aspekt on? Ma võin alustada esimesest, et ma usun, kõik on kursis sellise AI-ga nagu ChatGPT, eks ole. Ja ma olen muidu tähele pannud, see ei ole praegu Eestis väga tuttuus, aga on aja jooksul tulnud sellest veelgi parem versioon, Kimi.
ja kui te otsite Google'st või kas või muust sellisest otsingumootorist, kirjutate Kimi Moonshot, te leiate väga ilusti selle ülesse. Ja siis see on tugeva K-ga või nõrga? Ja tugeva K-ga, et Kimi. Ja panete lihtsalt Kimi Moonshot ja leiate üli kähku selle ülesse. Mille poolest see siis parem on? Üleüldiselt ta ei ole küll väga nagu kiire, nagu ChatGPT vastab, aga Kimi vastab sulle palju detailsemalt, palju pikemalt ja sa saad vähemalt 75 000 tähemärki 24 tunni jooksul. Et ma olen isegi kasutanud seda nii. Et sa mõtled nagu, et see tasuta versioon nagu võimaldab rohkem? Ja, et tasuta versioon võimaldab palju rohkem ja samas ja ma olen kasutanud ka content manageri jaoks, et välja toonud vastavad teemad, kus ma tahan kas videosisu teha või juhul ma tahan vastav postituste mõtteid, et ma teen mingi 10 teemat ühe kohta, 10 teemat teise kohta ja mul kohe olemas peamiselt minuti jooksul, et ma ei pea nagu ise välja mõtlema ja ma saan järjest, ütleme, ChatGPT-l sa saad juhul 7 korda kirjutada, ma saan nagu mitmel kliendil järjest üks, kellel on 10, teine rohkem kui 10 kliendile valmis kirjutada. Ja samas, kui sa juhul tahad ka lühisisu saada raamatute kohta, kui sul PDF formaadis olemas või juhul sul on pildid, pilte ma hetkel ei tea, kuidas see nii hästi teeb, aga PDF formaadis ta kirjutab väga ilusti, väga pikalt erinevad need peatükid või juhul kogu raamatu selle kokkuvõtte, mis sa nagu sellest tahad erinev peatüki kohta. ChatGPT-ga küll jah, sa pead ütleme, sa saad selle teavitused, ei saa nagu enam nii palju, Kimiga pole probleemi. Okay. Aga lihtsalt mingi aeg sul tuleb ka välja, et see, et kas oled jõudnud limiidile, et sa pead nüüd kas sellest tasuma või lihtsalt ootad järgmised 24 tundi ja jälle läheb. Väga hea, aga mis uudis on mul? Minul on ainuke üks uudis täna, aga nimelt toimus selline üritus või selline päev tegelikult Raamatu ja Roosi päev 2025. See oli nüüd 23.04, see oli siis meie lindistuse mõttes eile. Oli selline päev, kus siis Roosi vastu said sa raamatu. Näiteks kui kinkisid raamatu poes või sellisel viisil Roosi, said sa valida ühe raamatu. What? Ja. Kus see juhtus? See on Eestis. See on tegelikult rahvusvaheline komme või selline päev, tava, aga Raamatu ja Roosi päev on Eestis väga hea turundusnipp, kuidas raamatuid müüa ühtepidi ja kuidas turundada raamatu olemust või teksti olemust. Oota, kuna see oli? See oli eile. Ja ma oleks pidanud 100 roosi ostma siis. Väga hea teada, aga lähme edasi. Meil on Annaliisil järgmine uudis. Ja, ma lähen Richardi teema juurde tagasi, vana hea AI on ju, et ma sirvisin CV.ee keskkonnas ringis, ma nägin, et Õhtuleht otsib endale siukest abilist nagu AI Chief. Ja siis tema ülesanne on siis AI abiga luua reklaame, animatsioone, muusikat, videosid, tekste ja nii edasi. Ja üks ootus oli, et sa peaksid siis kasutama oma igapäevaelus või siis töös AI-d ja sa pead tundma ennast antud valdkonnas mugavalt. Siis mul tekkiski kohe küsimus, et milliseid teenuseid praegu turul leidub ja milliseid, ma ei tea, milliseid asju sa siis kasutada saad selle positsioonile, et ma tunnen, et ma olen nagu siuke ajast maas, et kõik, mida ma kasutan, on ChatGPT pigem nagu teksti formaadis, aga et huvitav oleks siis teada, et mida siis need AI eksperdid kasutavad. Ja siis see teine artikkel ongi kokkuvõte tegelikult Grit podcasti ühest, ma ei tea, osast kus oligi siis Annika Helendi, kes on jällegi jutumärkides AI ekspert ja tema siis rääkis, et ta kasutab erinevaid AI tööriistu, näiteks airtable.com, et seda ta kasutab
hästi mitmel, ma ei tea, põhjusel, et ma ei tea, näiteks andmebaasina automaatika alustamiseks ja tekstide tegemiseks ja näiteks saab, ma ei tea, seal sisuloomet ja inimeste tegevusi ja kõike muud korraldada ja siis teiseks on tella.com tugeva T-ga, et see on, ma ei tea, mingi hea platvorm, mis aitab teha näiteks õpetusvideosid, et sa lihtsalt filmid ja siis AI paneb juba kõik ise kokku ja kõik mingid zoomid saab videos ka automaatselt AI-ga teha. Siis kolmas oli descript.com, kus on igasugune tekstipõhine videotöötus, et nagu päris lihtne ja sa saad mingi ära kustutada need kohad, kus sa ütled sama asja näiteks mitu korda ja igast huvitavad, ma ei tea, funktsioonid veel, siis oli perplexity.ai, mis on tema põhiline tööriist, kui tal on vaja teha mingile teemale research, et sa sealt saad siis valida, kas sa soovid kasutada akadeemilisi allikaid, sotsiaalmeediat või ka üldsegi Redditit, et see, mis ta nimi oligi nüüd, Annika ise kasutab kõige rohkem seda Redditit just, et kui ta päriselt tahab aru saada mingist use case'ist või inimeste valukohtadest ja siis see otsingu tulemus toob välja need allikad ja kohad ka täpsemalt siis, et näiteks mingid Redditi subredditid, et kus ta selle info nagu kokku korjas. Nii, ja siis 2 tükki on veel, 11labs.io, see aitab luua eestikeelseid transkriptsioone ja Napkin AI, mis on lihtsalt hea tööriist graafikute tegemiseks. Et mul on võib-olla veel mõte, et huvitav, kus sa saad mingiseid video või pildimaterjal teha, et ma tean, mis ChatGPT teeb ka äkki pilte, aga ma ei ole ise katsetanud. Aga jah, et siuke huvitav, ma ei tea. Osa. Huvitav nimekiri, et peaks isegi vaatama. Aga kas sa lugesid seda tekstiformaadis või sa kuulasid osa ka? Ma lugesin lihtsalt tekstiformaadis. Kui siis ma ise kuulasin selle osa ja ma võin öelda, et kuulates või vaadates antud juhul videoga koos on ka päris huvitav tutvuda, et mida nad veel juurde rääkisid, et kuidas midagi tehakse ja miks. Ja, aga Richardil on ka meil viimane uudis pakkuda enda nimekirjast. Jaa, ma nüüd ei tea, kui paljud on kursis, et Canval oli oma see Canva Great seminar, kus nad rääkisid uutest võimalustest, mida Canva nüüd hakkab pakkuma, milleks oli Canva oma AI, mis on ülisuur asi. Ma korra võtan. Milles Canva AI või selline uuendus, millest sa praegust räägid, seisneb? Ja, Canva AI on uus kõnealus loomulik tööriist, mis on sarnane ChatGPT-ga ja toetab teksti ja hääle sisendit. See võimaldab ligipääsu ka Canva armastatud AI juhtivatele funktsioonidele nagu Magic Write ja Magic Design. Näiteks saab lihtsalt luua lihtsamaid disainelemente reklaamidesse parandamiseks või kampaaniate viideteks. Canva AI on eriti kasulik nii õpetajatele, kes soovivad oma esitlusi parandada, sisuloojatele, kes soovivad staatilisi visuaale oma videote täiendamiseks. Ja üks, mis mulle väga meeldis, oli Canva Code. Et ma ise katsetasin esimest arvutimängude promptimist, kus ta suutis 5 minutiga 2200 koodi sisu valmis kirjutada, mis on isegi väga suur asi. Küll ja, need mängud ei toiminud nii hästi, nagu sa täielikult tahaksid, aga põhja sa saad sellega väga hästi valmis. Mu üks tööriist, mis ma ka tahtsin nagu katsetada uurida oli, et kui sul on digitaalraamatut EPUB failina, et kuidas saaks konvertida üle PDF-iks. Ma sain selle valmis kirjutatud ja põhiliselt selle peale kulus mingi 3 minutit, et valmis kirjutada Canva Code'i AI-l. Ja selle tööriista sain valmis ja ainult on vaja üles laadida järgmisesse kodulehele ja sealt edasi. Et põhiliselt see oli üks
kõige suuremaid asju hetkel. Ma usun, nagunii tulevad veel paremad, kas ka Canva selle koodi AI nagu hakkab parandama ennast või lausa me saame veel paremad tööriistad, mis teevad programmeerimise nii paljudelegi lihtsamaks või teeb selle kodeerimise veel kiiremaks, et jah. Ja Anna-Liis, sinul on nüüd meile tänase päeva viimane uudis, milleks on siis, nagu ma saan aru, ka väga huvitav teema. Ja ma vaatasin selle aasta Kuldmune. Ma vaatasin, et viimane on raamatu aasta muna, mis on täiesti huvitav. Ma ei ole sellest varem ise kuulnudki. Ja siin oli siis kirjas, et see Veedia Productions tegi midagi, mida Eestis väga ei tehta. Nad filmisid raamatule treileri ja siis see oli hästi huvitav, ma ei tea, lähenemine, et kuidas raamatu turundada. Ma ise ei ole nagu kordagi mõelnud selle peale, aga see tundub täiega äge idee, et mul tekkis kohe nagu mingi silme ette mingi pilt näiteks mingist, ma ei tea, formaat on umbes reality show ja et kuidas need inimesed käitusid enne versus pärast, kui nad mingi väikse vankri raamatut lugesid või midagi sükest, et kuidas ma ei tea, suhte dünaamika või nagu midagi paranes, et see tundub, ma ei tea, väga naljakas ja väga huvitav jälgida seda, et mis toimub, et kuidas reklaamida raamatut või nii. Aga mis on Kuldmuna? Kuldmuna on, kui ma ise võtaksin kokku, Kuldmuna on sisuliselt auhind, mida annab välja Turundajate Liit selleks, et tunnustada parimaid turundustegusid kui ka turundusmaastikul olevaid, ütleme, nähtuseid, kui laiemalt veel isegi öelda. Et reklaamid on seal sees veel alamosana. Just. Ja tänasega olemegi me jõudnud lõpu sirgeks ja kui sulle meeldis meie arutelu, siis kuula ka meid edaspidi ning vajuta meie kanalitel või kanalil subscribe, telli ja siis jää ootele ka järgmist osa. Meid leiad näiteks YouTube'ist kui ka Spotify'st, samuti Instagram'ist ja Facebook'ist ning e-kirju ootame endiselt oma e-kirjakasti kiri@turundusmargid.ee ja meie poolt on kõik. Aitäh, et kuulasid. Jälle nägemiseni. Tšau! Tšau! Tšau!